sa pead hakkama hinda tõstma, sest ma vaatan, sul on nii palju head kraami siin. Et see on üks neid kallimaid tooteid, seda nagu odava sellega ei saa. Mida väga äge. Eesti omadel sellist ei ole jälle. Ma ei ole eriline TikToki scrollija, aga mõni aeg tagasi sattusin ma seal millegi otsa, mis haaras mind endaga tundideks. Sattusin nägema Lucky Scoop videot, kus pakitakse Hello Kitty teemalist üllatustellimust. Ja ma leidsin neid veel ja veel ja veel. Olgu siinkohal öeldud, et Hello Kitty jätab mind täiesti külmaks. Issand, kui armsalt Hello Kitty kotid ka lõpeta. Täiesti külmaks. Ma tahaks Selveris käia. Millegipärast vaatasin ma neid videosid ja minus tekkis üha enam soov ka endale mõni selline pakk soetada. See tekitas aga minus küsimuse, et mis asi see on ja miks see mõjub nii sõltuvust tekitavalt. Teinekord on, et ei ole raha ja sa vaatad, et nii kihvtid asjad, et nüüd võiks tellida, aga no ei ole raha, ei saa. Ta tekitab kerget sõltuvust ja... Ilona näib olevat üks järjepidevamaid Lucky Scoop pakkide tellijaid Eestis. Ta on teinud umbes 10 Lucky Scoop tellimust ning tal on kogemust nii erinevate Eesti müüjatega kui ka Tšehhi brändiga The Lucky Scoops. Lisaks postitab ta saadud pakkidest ka enda TikToki kontole avamisvideoid. Lucky Scoop või Mystery Scoop on sisuliselt üllatusost. Sa ei vali konkreetset toodet, vaid maksad selle eest, et keegi paneb sulle kokku juhuslikku karbitäie kraami. Ütleme nii, et nad on nii-öelda emotsioonostud. Aga samas, kui sul on ikkagi tuju on kehv ja ütleme, et panen 15 eurot väikse ostu peale, ma tean, et ma saan sealt teatud koguse asju ja ta on nagu see surprise, et üllatuse moment, et sa teed lahti, sul ikkagi tekib mingi positiivne emotsioon sellest. Asi käib nii, et ostja valib, mitu lusikatäit ta osta soovib. Müüja võtab anumast täpselt nii mitu lusikatäit väikeseid esemeid. Vahel on nendeks pärlid, vahel värvi muutvad kuulikesed, vahel väikesed kujukesed, vahel pabersedelitega plastikust pallikesed. Iga lusikale jäänud asi vastab ühele reaalsele tootele, mille inimene endale saab. Videotes pakitakse kõik saadud asjad kokku ja ostja saab teada, mis ta sai, kas alles tellimuse kättesaamisel või pakkimisvideot vaadates. Kui esmapilgul võib jääda mulje, et need on mõeldud vaid Hello Kitty või animefännidele, siis tegelikkuses on tänaseks valik palju laiem. Näiteks on võimalik nii osta erinevaid luksuskaupasid, ilutooteid, snäkke, ehteid ja kontoritarbeid. Näiteks näorätik, Oi kui nuinu. peapael ja siin on nagu need näopuhastuslapid, svammid, seal Eesti omas olid need oluliselt väiksemad. No mul on niimoodi, et mul on mingi 300 lehte, mul Chrome'is lahti, erinevates asjades, mis ma tahan osta ja see võtab aega, see võtab tunde, see võtab 5 tundi, sa istudki ja otsidki seal lihtsalt asju, mis sobiksid, mis oleks õigestes kogustes ja niimoodi, et sa saaksid veel tellida, kui sul need asjad otsa saavad. Ühel hetkel hakkas mulle tunduma, et aga see on ju täiega hea äriidee. Koostasin peas juba äriplaani, kuidas minust saab üliedukas Mystery Scoopide ärikas. Ja imestasin, et kuidas see meil veel Eesti turul käima pole läinud. Aga siin eksisin ma rängalt. Kui hakkasin otsima, kas meil üldse Eestis keegi sellise asjaga tegeleb, siis enda üllatuseks õnnestus leida lausa 17 erinevat brändi. Meie kohtusime loo raames Heleriga, kes tegeleb Lucky Scoop pakkide tegemisega kooli kõrvalt hobi korras ja veab Eestis brändi Novira Scoop. Ma kusjuures nägin seda TikTokis, et mu esimene mõte oli üldse hakata käevõrusid müüma, sest ma teen neid ise koos kõrvarõngastega. Ja siis ma vaatasin, et kui ma lisaks paar asja juurde, siis ma saaks teha sellise suurema businessi, kus on rohkem šanssi, et midagi müüb. Peab tõdema, et paljud neist Lucky Scoop toodete müüjatest tegelevad selle äriga rohkem hobi korras ning müüvad oma tooteid näiteks vaid jagaplatvormil. Kusjuures nendega suheldes avastasin, et nii mõnegi konto taga on tegelikult veel väga noored lapsed. Kuid osa Eesti Lucky Scoopide müüjatest on asja ette võtnud suuremalt ja vähemalt pealt näha tundub, et nende äri on ka päris edukas. Näiteks Scoopik on müünud jagaplatvormil üle 390 toote ning kui üritada nende müüdud tooteid lõpuni scrollida, siis võib seda tegema jäädagi. Lisaks on neil TikTokis üle 3000 jälgija. Spoon on jagas müünud üle 240 toote.
pluss neil on lisaks ka e-pood ja TikTokis pea 2000 jälgijat. Kuidas sul on läinud sellega, on sulle tulnud tellimusi ka? Veel ei ole. Mis sul sellega nii-öelda unistus on? Ma tahan teha omale Etsy poe millalgi ja niimoodi, et nagu iga pool saab tellida. Kui valdavalt käivad Lucky Scoop pakkidega kaasas positiivsed emotsioonid, siis omajagu kriitikat võib leida selle osas, et nende lusikatäite hinnad on tihti päris krõbedad ning vastu saab tegelikkuses enamasti lihtsalt hunniku odavaid Hiina tooteid. Tähelepanu reisijad! Lennujaamas on märgatud pesukaru. Veel pole teada, kuhu ta reisib, aga aprillis on kõigis Supertravel sihtkohtades reisinet 20% soodsam. Vabane kallist roamingust. Vaata super.ee/travel. Ühe lusikatäie hind jääb Eesti ja Euroopa brändidel üldiselt kuskil 14 kuni 30 euro vahemikku. Kuid olgu öeldud, et enamasti ei piirduta siiski vaid ühe lusikatäiega ning tihti tuleb veel lisaks maksta, kui tahad, et sinu tellimuse pakkimisest video tehakse. Paljult on väga kallid need. Et need võiks olla teistel ka odavamad ja need ei, nagu ma saan aru, et see nagu pead tegema profitit, aga nagu nad saaksid tegelikult, sest nagu 50 eurot ühe skuubi eest, mida ma näinud olen, ei ole nagu seda väärt. Kas nagu mingil hetkel niisugust piiret ei ole, et kui palju neid huvitamaid on, millele hoidjaid vaja on? Kui on näiteks lähed ühte kohta, sa mõtled, et võiks mingi muu võtmehoidjaga panna. Et lähed kuskile pidulikule üritusele, sa ei võta niisugust tuima võtmehoidjad kaasa, et kui ta peaks kotist välja pudenema, nagu mul siin kogu aeg kõik pudeneb. Huvi pärast tegin ka ise läbi eksperimendi ja valisin internetist täiesti suvelisest e-poest näidis Lucky Scoop tellimuse pildi ning lasin AliExpressi otsingumootoril pildi järgi need tooted üles leida. Ja tõepoolest, toote järel leidsin täiesti identseid asju ja enamasti olid need müügil vaid mõnekümne sendiste hindadega või siis hulgi kogustes paari euroga. Kui müüja küsib sellise komplekti eest 12 eurot, siis ise saaks samasuguse kokku panna põhimõtteliselt 5 euroga. Ehk võib eeldada, et paljude jaoks võib tegu olla päris tulusa ja lihtsa äriga. Telli ainult hulgi kokku, lisa natuke salapära ja inimesed on valmis maksma selliste toodete eest tunduvalt rohkem kui eraldi selliseid tooteid tellides. Mis on nagu sellele kriitikale vastad, et nad on nii-öelda tihti odavatelt saitidelt kokku tellitud nii-öelda Hiina kaupa, on ju? Paljud ongi, aga kusjuures kõik ei ole. Need on mul ostetud Minisost. Ja ma plaanin veel ma tean ühte elada poodi, kus on väga palju squishisid väga odavalt. Ja see on mu kooli lähedal ja ma kavatsen ka sealt osta, et need ei ole ainult Hiinast. Need ongi vahest, ongi Miniso ja official brändid päriselt. Aga sa mainisid ka mingid ise tegemised, sa oled teinud mingeid tehteid. Neid sa ei ole kaasanud veel siia? Olen. Oled? Nad olid kohe algusest juba. Et ikkagi sul on ka mingi enda lisaväärtus, on ju, et ei ole ainult sisse tellitud asjad. Kuid millegipärast on ju need Lucky Scoop tooted nii populaarseks saanud. Ja enamikel ei tundu olevat sooja ega külma, et see on lihtsalt mingi odav Hiina kaup. Ei tea, mida sa saad ja see on väga huvitav. Ma olen näinud ka meigi asju ja see lihtsalt tõmbab. Tegelikult oleme nüüd ausad, seda negatiivset on hästi palju siin igapäevaeluski. Et kui võtta kas või sellena nagu, et emotsiooni ost. Poes sa kulutaksid sellele oluliselt rohkem raha. Aga kui sa lähed, ostad seal mingi see, mis seal üks oli 9,50, mõnel oli kallim. Sa ei jää sellest nii palju vaesemaks, sa saad sellest oma emotsiooni kätte siiski. Seal on palju sarnast mängurluse ja lotoga, kus inimese aju ei suuda võidu võimalusele vastu panna ja jahib dopamini. Ning see kõik lihtsalt tekkis väga õigel ajal, kui kõik võimalikud mystery box stiilis asjad populaarsust kogusid. Nad võivad küll tekitada sõltuvust, sellepärast sa tahad teada, mida teine inimene sai. Ma vaatasin kommentaariumeid, et väga palju on ikkagi neid lapsi, kes seal kirjutavad, et nii tahaks, aga vanemad ei luba. Jaa, aga seal ongi nad konkreetselt ütlevad, et lapsed peavad küsima vanematelt luba. Et jah, kuna see ongi nii-öelda sõltuvust tekitav, et siis et ei oleks seda, et laps ostab tühjaks omal pangakaarti ja siis emme anna mulle raha juurde, et niisugust situatsiooni ei teki. Vahel tasub võib-olla enne trendikate asjade ostma tormamist peatuda, seedida ja mõelda, et äkki saad oma dopamini kätte juba lihtsalt neid videoid vaadates. Anna meile teada, kas sa oled Lucky Scoop asju ostnud ja mida neist arvad.
ja muidugi vajuta seda subscribe nuppu.